minna siis äri tegema sellistesse riikidesse nagu on siis Suurbritannia või Rootsi, mis on vanad kuningriigid, mida ei ole justkui siin vallutatudki. Inglismaad siis alates sellest, kui normannid tulid, eks ole, ja siis Rootsid siis viimati sellest ajast, kui Taani kuningriigiga olid seal kemplemised, eks ole, et ongi sellised väga pikad turumajanduslikud riigid, kus ei ole siis sellist plaanimajandust ja kommunismi proovitud kehtestada ja seal on näha siis seda, et ettevõtlus ei ole asi, millega hakati tegelema siis 90-ndatel ja ei ole selline esimene põlvkond ettevõtjaid pensionile minemas, nagu meil siin on. Selle peale hakkad mõtlema, et mida see siis tähendab. See tähendabki seda, et majad on korras, tänavad on enam-vähem korras, kuigi leidub ka mujal maailmas auke, mitte ainult siis siin Tallinna tänavatel, eks ole. Ja ka riik mingi osa teenuseid, mida kodanikele pakub, siis laseb teha ettevõtetel, sellepärast, et kui ettevõtted suudavad seda teha efektiivsemalt, et siis palun väga, et Eestis on selgelt selline teistsugune lähenemine, et muidugi eksperdid võiksid kohe öelda, see on sellepärast, et Suurbritannias on teistsugune õigussüsteem ja seal on tavaõigus ja Eestis on siis Mandri-Euroopa õigus, aga kokkuvõttes on seal lihtsalt ajalooliselt välja kujunenud niimoodi, et ettevõtted ja riik teevad koostööd ja riik ei ole ülimuslik, et ikkagi riik ei pea kõike ette kirjutama, sellepärast, et ettevõtjad ka omavahel saavad erialaliitudena näiteks saavad oma regulatsioonid ise kehtestada, et Eestis me näeme selliseid näiteid nüüd näiteks notarite ja advokatuuri puhul ennekõike, kus on näha, et seal ei ole vaja riigil liiga palju sekkuda, sellepärast, et toimub iseregulatsioon. Ja see on kõige olulisem printsiip tegelikult igasuguse juhtimise puhul, et juhtimisest veel olulisem on mitte juhtimine. Eks, et kuidas luua isereguleeruvaid süsteeme ja selles osas on Eesti alles lapse kingades, et kas kõike peab menetlema Riigikogu, kas kõik tuleb kirjutada seadusesse ja määrustesse. Eestil oleks mõistlik siin tõmmata stoppi ja vaadata, et kuidas saada inimesed ise mõtlema, süsteemid ise reguleeruvaks, ettevõtlusvaldkonnad ise reguleeruvaks ja riigi rolli vähendada.